Tere, mina olen Maria Mina olen Kaisa. ja meie otsustasime teha oma UPT-ks toidu tegemise videoid. Kõik retseptid otsustasime siduda aastaaegadega ja esimeseks retseptiks mõtlesime teha kevadise pasteedi. Pasteedi tegemiseks on meil vaja porgandeid, sibulat, sidrunit, võid, sealiha, seamaksa ja maitsestamiseks soola ja pipart. Kõigepealt peseme ära porgandid ja koorime ja siis hakime. Kui porgand on tükeldatud, on vaja koorida sibul ja tükeldada liha. Ja oluline on meeles pidada, et sibulat liiga väikseks ei lõika, sest muidu need nii-öelda kaovad sinna sisse ära. Kui liha on tükeldatud, paneme selle poti põhja. Ja kui liha on pandud, paneme peale vee ja kindlasti peab olema külm vesi. Ja vett umbes nii palju, et natukene lihast üle. Ja kui liha hakkab keema ja peale tuleb vaht, siis vaht tuleb kindlasti ära võtta. Nüüd lisame lihale meresoola ja jahvatatud pipra. Terapipart me ei kasuta, sellepärast et kui me hakkame pärast läbi hakklijamasina seda ajama, siis me ei taha, et jääksid suured tükid pipart. Kui liha on soolatud ja keeb, siis lisame talle tasahaaval juurde porgandid. Ja nüüd tuleb kõige värisem osa sellest, me hakkame nüüd maksa lõikama. Maksa lõikame kõigepealt pooleks ja siis ristipidi viiludeks. Liiga väikseid tükke proovi mitte teha. Tee täpselt nii, nagu sul on hea oma hakklihamasinast läbi lasta. Kui maks on lõigatud, siis panen panni tulele, panen natukene õli ja seejärel pruunistan maksa ära. Maksa pruunistamisel tuleb kindlasti jälgida, et teda liiga ära ei pruunita, sest muidu läheb ta puiseks. Kui maks on piisavalt pruunistunud, lisame potis olevale lihale sibula ja seejärel maksa. Pea silmas, et potis ei tohiks liiga palju vett olla. On vaja, et liha ja maks hauduksid. Tundub, et kõik on nüüd haudunud ja maks on pehme, nii et tõstame selle siit kõrvale. Ja laseme nüüd kõigel jahtuda. Nüüd, kui see kõik on siin peaaegu ära jahtunud, siis hakkame läbi hakklihamasina ajama. Et pasteet liiga teraline ei jääks, laseme teist korda ka hakklihamasinast läbi. Nüüd, kui meil on pasteet 2 korda hakklihamasinast läbi lastud, paneme siia umbes veerand pakki võid, toasooja võid. Ja siis pressime natukene sidrunimahla sinna juurde. Ja nüüd, kui on või ja sidrunimaht lisatud, vispeldame selle läbi ja paneme korraks pliidile ja laseme keema tõusta. Ja nüüd, kui pasteet on veel korra pliidilt läbi käinud, siis maitseme, kas on vaja lisada soola, pipart või hoopis suhkrut. Lisame veidi suhkrut.
ja nüüd, kui pasteet on valmis, saame need panna sellistesse väikestesse plastikkarpidesse. Ja tehtud see ongi meil valmis väga kena ja väga hästi lõhnav pasteet. Täpselt üle kilo saime seda toodet, nii et päris mitmeks korraks kasutusele võtmiseks. Ja pasteet on hea kevadetoit, sellepärast et just siis on valmis roheline sibul, nii et mida on hea õuest võtta ja pasteedi peale panna. Aitäh vaatamast!